Tšau, jalõu, šalõu! Siin ma olen taas kord Firefairy, Piret Firefairy Costa Ricast teie ees. Otseülekanne otseülekanne Costa Rica mägedest siit linnulauluga ja naabrite mulaga. Ma ikka mõtlen, järgmine koht võiks olla natukene rohkem privaatsem selles mõttes, et naabrid võiks olla natukene kaugem. Ja vähem automüürinnat ja siukseid asju ka. Oota, vaatame, kas ma saan silmad natuke puhtamaks teil teha. Kleidi äärega. Oma arust juba korra tegin ka, aga ei tulnud välja. Selline äge kleid. Selle ma sain ka viimane kord omane sellest. Eesti keeles öeldakse humanas. Siin on ropa americana ehk siis Ameerika riided. Sellised poed, kus siis nagu second hand neid müüakse. Nii, okidoki. Nii, tänane teema siis on, nagu ma eelmine kord mainisin, ma olen tegelikult seda juba ammu ähvardanud, et ma selle video ära teen. Et siis seekord ma tegin terve video tõlkisin ära, aga otsustasin, et see on natuke liiga pikk, et ühes satsis teha tšau, et tere, küsi oma number. Nii ma teen 2 osas. Täna ma teen suurema osa, Birgit, nii armas. Täna ma teen suurema osa ja siis järgmine kord jääb ainult saba osa siis sellest samast videos. See on siis emotional wake-up call ehk siis emotsionaalne äratuskõne Teal Swani, mis on üks tema kõige olulisematest videos, mida ma olen siiamaani näinud. Nii ma võtan kohe praegu ühe kõigile. Aeg, mida sa naudid raisata, ei ole raisatud. Mulle nii meeldib see. Nii, Birgit, küsi nüüd oma number, mida me saame ka kõigile öelda, loomulikult. Ei, see ei ole ainult sulle, on ju. Et jah, et siis tänane teema, emotsionaalne äratuskõne. Ja see on siis taas kord Teal Swanilt. Ja ta ütleb, et tere kõigile, et oled varem kuulnud, et elada tervislikku elu pead elama tervislikku elu keha, meele ja hinge tasandil. Neid tugisambaid on kaua peetud terve ja täieliku elu alustaladeks. Aga mis siis, kui ma ütleksin sulle, et me oleme kogu aeg eksinud? Ja siit me läheme reklaamipausile, esimesele reklaamipausile, ütleme Birgitile number 19. Oi, kui ilus. Number 19. Ja kui sa mind pärast YouTube'ist vaatad, siis ma teen kõigepealt laivi Facebookis ja siis pärast postitan selle YouTube'i üles. Nii. Nimeta üks ime, mida oled oma elus kogenud. Nii. Et pärast tagantjärgi vaadates, siis sa saad panna pausi peale ja kirjutada siia kommentaari, mis imet sa oled kogenud. Et muidu ma tean küll, et otse laivis ei ole lihtne kirjutada, samal ajal kuulata. Nii, et kui me mõtleme hingest, siis võib-olla me mõtleme hingest kui eeterlikust või hoomamatust energiast, samamoodi tänu tunnete ja emotsioonide eeterlikule hoomamatule olemusele, mida me ei mõista, kutsume me neid hingeks. Sellepärast ongi kogu nõuanne selle kohta, kuidas oma hinge toita ja tervendada, tegelikult loodud selleks, et aidata sul end emotsionaalselt paremini tunda. Tõde on see, et meie hinge aspekt on loomupäraselt terve. See ei saa olla ebaterves seisundis. Hing ei saa olla haige või hing on kogu aeg olemas. Terve. Hing, mis on enne manifesteerumist eksisteeriv energia, loob tundeid ja loob meele ja loob keha. Kõik inimese 3 tasandit on tegelikult hingest koosnevad. Keha on hing, mis projitseerib, peegeldub ennast füüsiliselt sellesse reaalsusesse. Mõistus on hing, mis projitseerib end mentaalselt ja tunne on hing, mis tajub teadlikult. Tunne on hing, mis tajub teadlikult. Selle tõttu võime vaadata seda 2 viisil. Esimene on see, et tervise 3 sammast on keha, mõistus ja emotsioon. Teine on see, et emotsioon on hinge keel. Kui sa valid seda sel viisil näha, siis on võti, mida inimesed nimetavad hingeterviseks, sinu emotsionaalne tervis. Osa emotsionaalsest tervisest on meie kehalise vormita teadvuse täielik
tunnustamine, mida me võiksime nimetada vaimuks või hingeks. Kui me kasutame sõna hing, siis me viitame kellegi olemuse tuumaspektile. Kui sa oled tulnud vaatama, küsi jälle, ütle ka tere, küsi oma number, siis reklaamipausi ajal saan jälle numbreid öelda. Sellepärast ongi sõnad hing ja süda nagu samamoodi kasutatavad. See on põhjus, miks sa võid kuulda kedagi rääkimas oma tuumaspektist, oma hingest, öeldes ma tean, ma tunnen seda oma südames, et mis iganes siis on. Ma tunnen või ma tean oma südames, et ja siis täida lüngad. See on tunnustus, et me teame seda oma olemuse tuumas, oma hinges. Meie kogemus siin maa peal ei ole füüsiline, see on emotsionaalne. Kui me tuleme esimest korda siia ellu, kogeme maailma täielikult tunnetatud tajumise kaudu. Me tunneme maailma enne, kui me seda näeme. Tunnetus ja emotsioon ei ole mitte ainult sinu elu kesksus siin maa peal, vaid ka sinu suhete kese. Kuna tunne ja emotsioon on suhete keskus või nagu süda, siis just seal tehakse ka kõige suuremat kahju. Ma tahan sind viia mõistmise huvides ajaloolisele ülevaatele suhetest ja sellest, kuidas emotsioonid suhetesse mängu tulevad. Sajandite jooksul on meie arusaamad sellest, mis on head ja halvad viisid laste kasvatamiseks drastiliselt muutunud. Näiteks keskajal lapsepõlv tegelikult ei eksisteerinud. Niipea kui laps suutis füüsiliselt midagi teha, pandi ta tööle. Sageli rollidesse, mida me tänapäeval nimetaksime orjuseks. Lapsi ei nähtud kui puhtaid olendeid või puhtaid inimesi või olendeid, vaid neid peeti kurjadeks. Lapsed olid, keskajal peeti lapsi kurjadeks. Ja erakordselt karmi kehalist karistust, mis oli loomulikult normaalne ja igapäevane, kasutati lapse päästmiseks ja headuse saavutamiseks. Ja see oli normaalne. Sel ajastul oli kombeks isegi kõige aristokraatlikumates majapidamistes selle asemel, et oma last väärtustada ja armastada. Mõned vanemad lausa põlgasid oma lapsi tahtlikult alandasid ning kuritarvitasid neid, uskudes, et see on tegelikult nende enda hüvanguks. Tšau Terje, küsi üks number ka. Ja ütle veel teise, kes on sind tulnud vaatama. Ütle tere, küsi oma number. Mul on 1-59 number. Siis jah, ma mäletan jah, tuleb praegu meelde üks film, kus nagu keskajal, kus siis tüdruk oli nagu ise ka uskus, et ta ongi kuri ja nagu, et tulebki teda, sest me alati tahame ju oma vanematele ju meeldida. Et kujuta ette, millisest, nagu kõik inimesed, millisest kasvatusmustritest me tuleme ja see on kõik ju meie sees ju, mäletate, me rääkisime geenitasandil, me hoiame seda enda sees ju. 1600 aastate lõpus nägi ajalugu karistuse ja tasustiilis kasvatuse sündi. Puhast kehalist karistust asendas filosoof John Locke'i ettepanek, et parem viis lapse heaks kasvatamiseks oleks heakskiidu ja kiindumuse äravõtmine. Kusjuures John Locke on ju, kes on seda Losti näinud, seal oli John Locke. Et siis tema ettepanek oli, et võtame heakskiidu ja kiindumuse ära, häbistades last, kui ta on halb, ja siis lapse austamine läbi tasu andmise heakskiidu ja kiindumusega, kui ta on hea. On ju. Präänik ja piits ja präänik. Ma tahan, et sa istuksid selle taipamisega hetkeks, mida ma just ütlesin. Vanematel kulus kuni 1600 aastani, et tulla välja ideega tasu ja karistus. Tänapäeval me teame, et tasu ja karistuse stiil on uskumatult hävitav. Aga üks hävitavamaid kasvatustehnikad, mis meil praegu olemas on, aga 1600 aastatel oli tasu ja karistuse stiil tohutu samm edasi võrreldes varasemaga. Näen, 17. 20. sajandi alguses ei olnud olukord palju muutunud. Laste kasvatamise 400 aastat edasi kestis. 400 aastat kestis see tasu ja karistus ja ikka veel siiamaani tegelikult, eks ole.
Laste kasvatamise eksperdid mõistsid endiselt ametlikult hukka kõik romantilised ideed lapsepõlvest ja pooldasid korralike harjumuste kujundamist laste distsiplineerimiseks. 1914. aastal soovitas USA lastebüroo brošüür pealkirjaga Imikute hooldus ranget päevakava ning kutsus vanemaid üles mitte oma beebidega mängima. John B. Watsoni behaviorism, see on nagu käitumine, väitis, et vanemad saavad oma lapsi treenida, premeerides head käitumist, karistades halba käitumist ja järgides täpseid graafikuid toiduks, uneks ja teisteks kehalisteks toiminguteks. No see on siiamaani veel mõned vanemad, ma ei tea, kas enam mõned vanemad arvavad, et ei tohi, kui laps nutab, et ta ei taha oma voodis üksi olla, siis ära võta teda sülle, las ta nutab ennast tühjaks, eks ole. See oli normaalne. Ja kes võiks unustada piibliõpetussõna, mille järgi nii paljud vanemad on elanud ja elavad siiani. Kes hoidub vitsast, vihkab oma poega, kes teda armastab, karistab teda varakult. Nagu oleks distsipliin ja kehaline karistus üks ja see sama asi. Nii, läheme reklaamipausile, ütleme number 17 ja küsime rohkem numbreid siin. Küsige, kui te olete juba küsinud, küsi üks kord veel või 2 korda veel. Teeme reklaamipause, siis on lõbusam. Nii, 17. Millise koostisosa sa omal ellu lisaksid? See on sellest kokaraamatust, kus on siis sellised tsitaadid ja asjad vahel. Aga see ei pea olema koostisosa nagu söögikoostisosa, see võib olla rõõm, see võib olla küllus, see võib olla seks, see võib olla reisimine. See võib olla, mida sa soovid kogeda, eks ole, see võib-olla sa soovid kogeda rohkem hoitust. Et mõtle natukene, millise koostisosa sa omal ellu lisaksid. Nii, lähme edasi. Küsige ikka numbrid vahepeal, jah. Nii, 20. sajandil hakkas kehaline karistus läänemaailmas ebasoosingusse langema. Paljud vanemad said piisavalt teadlikuks, et näha kehalist karistust sellena, mis see tegelikult on, kuritarvitus. Ja seega tänapäeval, kuigi kahjuks on ikka veel teadvustamata vanemate gruppe, kes kuritarvitavad oma lapsi distsipliini nime all. Tšau Anneli, tšau number 30, näen, kasutab läänemaailma suur enamus vanemlikke võtteid, nagu näiteks aeg maha, kui distsipliini vahendid või nurka panemine, eks ole. On lihtne vaadata ajas tagasi ja öelda, et see oli pime ajastu, kui asi puudutas laste kasvatust. Aga lubage mulle öelda teile, et tulevikus vaadatakse meid täna samamoodi. Öeldakse täpselt sama asja, et me oleme tegelikult laste kasvatuses pimedas ajastus. Nii nagu kehaline karistus on kadunud soovitud kasvatamisviiside hulgast, ütlen ma teile täna, et me oleme revolutsiooni lävel. Küsige veel numbreid, küsige. See revolutsioon on emotsionaalne lapsevanemlus. Me oleme just avastamas, et oleme täna emotsionaalse lapsevanemluse pimedas ajas ja me teeme oma lastele emotsionaalsel tasandil täpselt samasugust kahju, nagu vanemad tegid füüsilisel ja emotsionaalsel tasandil, kui nad oma lapsi sajandeid tagasi peksid. See oli normaalne, lapsi tuli peksta. Kuulge, minu lentivitsa, minu ema kasutas hüppenööri. Aga ega ta ei teinud ju seda, seepärast, et ta teadis, et sellega mind kahjustab. See oli tema sees, eks ole. Ma olen siin, Tiil on siin, et öelda meil pole aimugi, kuidas luua oma kodudes lastele tervet emotsionaalset õhkkonda. Ja loomulikult on sellele reeglile erandeid, kuid valdavalt tänapäeva maailmas kasvatatakse lapsi ebaterve emotsionaalse keskkonna sees. Ja tegelikult ei ole emotsionaalne õhkkond isegi arvestatud hea lapse kasvatuse osaks kuni tänaseni. Me tõuseme välja uuest pimedast ajastust. Pime ajastu on tunnete ja emotsioonide pime ajastu. Me ärkame ideele, et on võimalik olla väga hea lapsevanem füüsilisel tasandil, samas olles väga halb lapsevanem emotsionaalsel tasandil. Ja vaata, kes siin arvab, et mul ei ole lapsi või mu lapsed on juba suured, et see minu kohta ei kehti, siis ta toob selle lõpuks välja, et me alati alustame iseendast kõigega. Kuidas me iseendasse suhtume. Ja sellega siis ennast ümbritsevatesse. Et see on tegelikult, see ei ole mitte ainult laste puhul, vaid see on kõikide inimeste puhul meie ümber. Kuidas me nendega suhtleme? Nii. Okei, teeme reklaamipausi. Number 30, kui rohkem ei tule praegu, tuleb veel numbreid, eks ole. Number 30, Anneli, aitäh sulle. Nii. Eckhart Tolle, elu on tantsija ja sina oled
tants. elu tantsib sinuga. Sina oled tants, elu on tantsija, sina oled tants. Nii, sellel on tohutu tähendus, sest me oleme juba selles episoodis varem välja toonud selles episoodis, kus ma räägin, et meie eksistentsi tuum on tunded ja emotsioonid. Seega, kui sinu kodune emotsionaalne õhkkond sinu lastega on ebatervislik, siis on ka kellegi elu ja olemuse tuum ebatervislik. Ta ütleb seal kellegi, aga kes see kellegi on siis, eks see on siis meie, eks ole. Ja samamoodi me kasvatame oma lapsid ebatervislikuks. Tänapäeva maailmas eirab enamik lapse kasvatuse nõuandeid täielikult emotsioonide maailma. Need keskenduvad sellele, kuidas parandada halba käitumist, pööramata tähelepanu sellele, mis on halva käitumise põhjus. Sõltumatu sellest, kui kaugele me oleme arenenud, on lapse kasvatuse eesmärk endiselt kasvatada kuulekas ja sõnakuulelik laps, mitte kasvatada terve täiskasvanu. Eesmärk on kasvatada laps, kes on hea. Ka meie õigussüsteem läheneb väärkäitumisele täpselt samamoodi. Me oleme keskendunud väärkäitumise parandamine ja heade kodanike loomisele, olles täiesti ükskõiksed nende tunnete suhtes, mis sellist väärkäitumist motiveerivad. Jah, on ju. Karistame, paneme vangi, karistame. Absoluutselt ei uuri, millest see tuli ja mis on tegelikult selle põhjus ja kuidas saaks seda inimest aidata, eks ole. Hea lapsekasvatus hõlmab emotsioone. Ma loodan, et on mind kuulda, kui need asjad siit mööda sõidavad. Head suhted hõlmavad emotsioone. Täna teevad enamik vanemaid 3 kriitilist viga. 1, nad eiravad või lükkavad tagasi oma lapse tundeid. Mina olen kõike neid teinud, ma ütlen kohe ausalt. Number 2, nad taunivad oma lapse emotsioone. Number 3, nad ei anna lapsele mingit juhendamist, kuidas negatiivsetest tunnetest läbi tulla. Vanem, kes taunib oma lapse emotsioone, kritiseerib lapse negatiivsete tunnete väljendust ning manitseb või karistab last emotsioonide väljendamise eest. Vanem, kes lapse emotsioone eirab, peab neid tähtsusetuks. Ignoreerib lapse tundeid või mis veel hullem, pisendab neid, nagu tekitab lapsele tunde, et tema emotsioonid ei ole tähtsad. Ja vanem, kes ei paku juhendamist, võib küll lapse tunnetega kaasa tunda, kuid ei sea käitumisele piire ega aita lapsel mõista ega toime tulla oma tunnetega. On vaja vahepeal juua. Ei tule rohkem numbreid. Enamus inimesi läks ära. Ei olnud nende teema. Liiga palju oli seda, et kõik ei ole ilus ja lilleline või? Ei tea. Niimoodi, naamodi. Vot ei tea või äkki on pärast vaatavad otsast lõpuni uuesti. Nii, et anda sulle praktiline näide, kuidas see välja näeb. Kujuta ette, et William ei taha kooli minna või ütleme Aadu. Aadu ei taha kooli minna ja hakkab nutma, kui vanemad teda kooli saadavad. Tauniv vanem võib Aadut hurjutada koostööst keeldumise pärast. Tauniv vanem võib teda isegi sõimata või tembeldada hellitatud lapseks ning karistada näiteks üksi olekuga või laksuga. No tšau, tubli. Aitäh, Birgit, 1 number veel. Eirav vanem võib Aadule öelda, see on rumal, pole mingit põhjust olla kurb, et kooli peab minema. Nüüd keera see mossis nagu naeratuseks. Eirav vanem võib isegi püüda Williamit, Aadut tema tunnetest kõrvale juhtida, andes talle küpsise või näidates lehma karjamaal kooli teel. Vanem, kes ei paku juhendamist, võib Aadule ükskõikselt öelda, et on okei tunda kurbust või hirmu, aga see vanem ei aita tal edasi mõelda, mida oma ebamugavate tunnetega peale hakata. Selle asemel jätata Williamile, Aadule, mulje, et tema tunded on suur ja võimas jõud, mille eest ta on jõuetu. Lapsed, kes kasvavad üles ebaterves emotsionaalses keskkonnas, ei suuda ise ennast rahustada. Mõtleme ka selle peale, kui me seda kuuleme, et see on tehtud meile. Nüüd me võib-olla oleme võimelised aru saama iseenda mingisugustest teatud aspektidest, mida me oleme endas kandnud, eks ole. Neil tekivad sageli ka terviseprobleemid. Lisaks sellele ei loo nad emotsionaalset sidet oma perega. Mina näiteks ei olnud väga
ma mäletan, me rohkem nagu Katjaga olime nagu rohkem ja oma sõpradega olime rohkem usaldavamad kui tegelikult oma perega. No aeg-ajalt ikka oli neid momente ka, aga mitte nii väga palju. Nad tunnevad sageli nagu nad ei kuulu kuhugi. Nad ei suuda arendada lähedust oma perekonnaga ja selle tulemusele tunnevad nad end isoleerituna ja üksikuna. See loomulikult kandub edasi täiskasvanu ikka. Nad kasvavad täiskasvanuteks, kes ei oska oma emotsioonidega toime tulla, kes tunnevad, et nad ei kuulu kuhugi. Nad kasvavad täiskasvanuteks, kes võitlevad toimivate suhete nimel. Nad arendavad kaassõltuvaid tundeid ning neis tekib vajadus, kuid samal ajal ka tugev hirm lähedustunde ees. Thieli isiklikul arvamusel on psühhopaatia ja sotsiopaatia peamiseks põhjuseks just nimelt emotsionaalselt ebatervislik keskkond lapsepõlves. Teeme vahepeal reklaamipausi, ütleme selle number 7. Küsige veel numbreid. Maagia on uskumine iseendasse, see on Goethelt. Kui sellega hakkama saad, on sulle kõik võimalik. Mõnus. Nii, tuleta meelde, et enamik inimesi, kes uurivad psühhopaatia ja sotsiopaatia põhjuseid, otsivad inimeste minevikust ilmseid väärkohtlemise märke. On palju lihtsam ära tunda ilmseid väärkohtlemise juhtumeid, kuid palju raskem on märgata ebatervislikke emotsionaalseid mustreid lapsepõlve keskkonnas. Paljud sarimõrvarid ja koolitulistajad, kes väidetavalt kasvasid tervetes peredes, ei kasvanud tegelikult üldse tervetes kodudes. Nad tulid füüsiliselt tervetest kodudest, kust neid toideti ja riietati ning neile anti isegi palju eeliseid, kuid selle ilusa välise fassaadi taga oli äärmuslik emotsionaalne düsfunktsioon. Emotsionaalne düsfunktsioon, mis takistas neil teiste inimestega ühendust luua. Emotsioonide eiramine ja taunimine on emotsionaalse väärkohtlemise vormid. Aitäh, Birgit, nii on. Aga tulevik õpetab meile peagi, et ei tohi kunagi alahinnata emotsioonide eiramist, taunimist ega emotsionaalset väärkohtlemist. Minu arvates, Thieli arvates, kuna ta on kogenud kõiki väärkohtlemise vorme, on emotsionaalne väärkohtlemine kõige rängem ning ka kõige raskemini tervendatav. Aga nüüd jõuame emotsionaalse eiramise ja taunimise kõige kahjustavama aspektini, kui täiskasvanu rakendab seda lapse suhtes. Kui lapsele näidatakse emotsionaalset taunimist või eiramist, hakkab laps usaldama vanema hinnangut selle sündmuse kohta, mis teda endast välja viis. Selle asemel, et usaldada iseenda kogemus. Nagu ma alguses ütlesin, vaata, ma nägin selles videos, ühes filmis, kus oli keskajal, kus tüdruk uskuski, et ta ongi kuri. Sest ta hakkab usaldama seda, mis talle nagu öeldakse. Ta kaotab usu iseendasse. Ta kaotab usalduse iseenda vastu ja mis kõige hullem, ta hakkab uskuma, et temaga ongi midagi valesti. Kui emotsionaalne düsfunktsioon valitseb suhtes, õpib laps, et tal pole õigust tunda nii, nagu ta tunneb. Lühidalt öeldes ta õpib, et tema tunded on valed. Ja siit tulebki tuum. Laps usub, et kui on vale tunda nii, nagu ta tunneb, aga ta tunneb siiski nii, siis peab olema midagi valesti tema endaga. Kui paljud meist on seda tundnud, tõstame käe. Kui palju me lapsepõlves meie emotsiooni, meie tundeid eirati või vähendati nii-öelda, ei peetud õigeks, hurjutati, kritiseeriti. Kui ma peaksin valima ühe ainsa asja, mis tänases vaimse tervise valdkonnas on tõsiselt viltu, siis on see laialt levinud idee, et on olemas õige viis, kuidas inimene peaks end tundma. Ja kui inimene ei tunne end nii, siis on temaga midagi valesti. Psühhiaatria kabinetid on täis inimesi, kes kasvasid emotsionaalselt düsfunktsionaalses kodus. Need inimesed kasvasid uskuma, et nendega on midagi valesti, sest nad ei peaks tundma nii, nagu nad tunnevad. Kui tegelikult on täiesti loomulik, et nad tunnevad täpselt nii, nagu nad tunnevad. Neil on täielik ja mõistlik põhjus end just nii tunda. Ja idee, et nendega on midagi valesti, on vääruskumus. Vääruskumus, mis on otsene tagajärg sellele, et nende tundeid on korduvalt
tühistatud. See on tegelikult üks ärevuse peamiseid põhjuseid. Ärevus tekib väga sageli enesekahtlusest ja enese mitteusaldamisest. Kui sa ei usalda ennast ja kahtled endas, siis tekib hirm iseenda ees. Loogiline, eks ole? Selle tulemusena püüad iga hinna eest endast eemale põgeneda. Sest sa tunned, et sa ei tohiks tunda nii, nagu sa tunned. Ja nüüd Thiel ütleb, ma pidin selle taustaloo sisse minema, nagu tavaliselt, sest ilma selle mõistmiseta ei saa me aru, kuidas me oleme jõudnud oma tänasesse suhete dünaamikasse. Lühidalt öeldes, kuna see oli emotsionaalne keskkond, milles sa lapsepõlves kasvasid, siis sul puudub arusaam, kuidas täiskasvanuna inimestega emotsionaalselt suhestuda ja samad reeglid kehtivad. Me ei suuda luua tõelist lähedust üksteisega väga sageli seetõttu, et me eirame üksteise tundeid. Thank you, Scott. Scott on mul tegelikult teises toas. Me taunime üksteise tundeid. Me ütleme teistele inimestele, kuidas nad peaksid ennast tundma. Meil puudub kannatlikkus teiste emotsionaalsete vajaduste suhtes. Me näeme tundeid ja emotsiooni kui nõrkust. Me nimetame inimesi, kes oma tundeid näitavad liiga tundlikeks. Et aidata sul paremini mõista seda, toon sulle 3 näidet emotsionaalselt düsfunktsionaalsetest täiskasvanute suhetest. Number 1. Naine läheb lõunale oma sõbrannaga. Ta on pettunud, sest ei saanud ametikõrgendust, mida lootis. Sõbranna ütleb talle, et ta on lihtsalt negatiivne, et ta peaks keskenduma helgemale poolele ja et ta ise loob oma reaalsuses rohkem pettumust, kuna ta on nii negatiivselt häälestatud. Number 2. Mees tuleb töölt koju hilja. Tema naine hakkab kohe nutma, kui mees uksest sisse astub. Mees, nähes teda nutmas, ütleb kohe, sa reageerid alati üle. Ma olin vaid pool tundi hilinenud, võib-olla sa oled lihtsalt menopausis. Tegelikult sul on vaja professionaalset abi. Ja ta taandub oma kabinetti või kuhu iganes, et vaadata telekat. Number 3. Mees on silmitsi lahutusega. Ta räägib oma sõpradele, mis toimub ja nad veenavad teda endaga paari tulema. Kui ta kohale jõuab, ei tunnista keegi tema keerulist emotsionaalset olukorda seoses suhtega. Selle asemel nad julgustavad teda sellele mitte mõtlema, võtma 1 jook, 1 naps ja 2, vaatama sporti ja piiluma ilusaid tüdrukuid paaris. Sõltumata sellest, kas tegemist on sõpruse või romantilise suhtega, tunded ja emotsioonid on selle suhte süda, selle tuum. Kui see suhe on mõeldud olema tähenduslik, mitte pealiskaudne. Ilma tervisliku ja sügava emotsionaalse ühenduseta, emotsionaalselt tundepõhise suhteta ei ole see suhe tegelikult üldse suhe. See on sotsiaalne kokkulepe. Intiimsus ei ole seotud seksiga. On tõsi, et seks võib olla intiimsuse kõrvalprodukt, kuid intiimsus seisneb selles, et sind nähakse sellisena, nagu sa tõeliselt oled ja sina näed kedagi sellisena, nagu tema tõeliselt on. See on see, et mina saan tuua kogu tõe sellest, kes ma olen sinu ette ja sina võtad mind vastu sellena, kes ma tõeliselt olen, ilma et sa peaksid mind muutma. See on see, et sina saad tuua oma tõe minu ette ja mina saan seda näha ja vastu võtta, ilma et ma prooviksin sind muuta või sind manipuleerida. See on kohtumine südame keskmes. See on empaatia sünnikoht. See on ühenduse ja läheduse sünnikoht. Ma olen seda varem öelnud ja ütlen seda uuesti. Sõna intimacy saab jaotada fraasiks into me see, näe minu sisse. Ja kõige tähtsam osa intiimsusest on see, et me näeme teine teise sisse. Tuul ei tule sisse. Et me näeme teine teise tõde. Ja tõde väljendub tunnetes ja emotsioonides. Tunded ja emotsioonid on sinu reaalsuse ja kogemuse absoluutne tuum ning seetõttu on need intiimsuse kõige tähtsam osa.
Lõpptulemus on see. Emotsioonid ja tunded on olulised. Me peame nägema üksteise tunnete tähtsust ja väärtust. Me peame näitama austust teineteise emotsioonide vastu. Me peame kuulama sõnade taga olevaid tundeid. Me peame end avama ja pakkuma mõistmist. Tunnustuse ja mõistmise väljendused peaksid alati eelnema nõuannetele. Kui sa ütled kellelegi, kuidas nad peaksid end tundma, õpetad sa neile, et nad ei saa iseennast usaldada. Sa õpetad neile, et nendega on midagi valesti. See, kuidas me tegeleme oma negatiivsete emotsioonidega, määrab ära selle, kui terved või ebaterved meie suhted võivad olla. Enamiku jaoks meist on viis, kuidas me oma positiivsete emotsioonidega toime tuleme juba toimiv. Just negatiivsete emotsioonide ees on meil kõige rohkem vastupanu. Varsti lõpetame ka, sellepärast toon ma teile välja mõned konkreetsed sammud, mis võivad aidata meid, kui me suhtleme teiste inimeste negatiivsete emotsioonidega. See kehtib nii laste kui täiskasvanute kohta. Ja see on tõeline kuld, kui asi puudutab suhteid. Nii ma ütlen selle nimekirja ära ja siis me lõpetame, siis järgmine kord me läheme edasi, tal on seal veel rohkem nõuandeid. Number 1. Teadvustada teise inimese emotsiooni. Number 2. Hoolida teise inimese emotsioonist, nähes seda kehtiva ja tähtsana. Number 3. Kuulata teise inimese emotsiooni empaatiaga, püüdes mõista, kuidas nad end tunnevad. See laseb neil tunda end turvaliselt, et olla haavatavad ilma hirmuta hinnangu ees. See tähendab püüa mõista, mitte nõustuda. Number 4. Tunnistada ja kinnitada nende tundeid. See võib hõlmata neile abiks olemist, et nad leiaksid sõnu oma emotsiooni kirjeldamiseks. Kellegi tunnete tunnistamiseks ja kinnitamiseks ei pea me kinnitama, et nende mõtted oma tunnete kohta on õiged. Selle asemel peame neile andma mõista, et see, mida nad tunnevad, on põhjendatud. Näiteks, kui meie sõber ütleb, ma tunnen end mõttetuna, siis me ei kinnita seda öeldes, tead, sul on õigus, sa oledki mõttetu. Selle asemel võime kinnitada öeldes, ma saan täiesti aru, kuidas see paneks sind end mõttetuna tundma ja ma tunneksin end samamoodi, kui oleksin sinu asemel. Number 5. Lubada inimesel tunda seda, mida ta tunneb ja kogeda oma emotsiooni täielikult, enne kui liikuda mis tahes emotsionaalse paranemise või muutuse poole. Minul on näiteks sellega probleeme. Ma tahan kohe minna hakata nõu andma. Et lubada inimesel tunda. Me peame andma neile loa otsustada, millal nad on valmis liikuma ülespoole vibratsioonilisel skaalal ja uude emotsiooni. Me peame seda tegema, peame andma neile selle võimaluse. Me ei saa neile peale suruda oma ideed sellest, millal nad peaksid olema valmis või millal nad peaksid suutma end teisiti tunda. Ja see võib olla raske kõrvalt vaadata, et come on, hakka nüüd juba, tõuse juba püsti, lähme juba, teeme ära. Kaua võib, on ju. Aga see on nende tee, see on nende nagu õigus tunda täpselt seda, mida nad tunnevad. See on samm, kus me harjutame tingimusteta kohalolu ja tingimusteta armastust. Me oleme olemas toena, ilma et me prooviks neid parandada. Ära solvu, kui nad sel hetkel sinu tuge vastu ei võta. Pakkumise enda sees on hea soovlik jõud. See on armastus ise, sõltumata sellest, mida keegi selle pakkumisega teeb või ei tee. Ja nüüd viimane number 6. Alles pärast seda, kui nende tundeid on kinnitatud, tunnustatud ja nad on neid täielikult tundnud, aita teisel inimesel mõelda välja strateegiaid, kuidas toime tulla emotsioonidele järgnevate reaktsioonidega. See on samm, kus sa saad pakkuda uusi vaatenurki olukorrale, mis võivad parandada selle inimese enesetunnet. See on koht, kus võib pakkuda nõu. Mul suu vahtas. Kõik see rääkimine. Nii, et siis järgmine osa, järgmisel pühapäeval, siis siin on tal rohkem nõuandeid,
kuidas nagu suhetes, mida vaadata, mida teha ja just. Ja siis ongi kõik. Vot nii, kuidas oli? Andke mulle teada, kas oli selline, kas nagu oli midagi sellist, mida sa vaatasid, et jah, ma teen seda. Aga nagu nüüd saad nagu teadlikuks sellest, et okei, ma pean saama sellest iseenda sees teadlikuks, et ma seda enam ei teeks, sest ma saan aru, kui kahjustav see on olnud, paneme minevikku, kui kahjustav see on olnud mulle, minu lastele, minu lähedaste suhtes. Et kui sul on sellised hetked, siis patsuta endale õlale, sest see on väga hea hakata vaatama neid asju. Ma tean, et see on, mul on siin üks emotsionaalne, ma panin inglise keelde selle, et ei ole kerge vaadata neid osasid endast. Et meil on vaja olla kohal kõigega endas, ka nende osadega, kes tahavad olla õiged või head. Et nagu vahel me saame haiged, vahel me näeme endas siukseid asju, mis ei ole õige, on ju, et nagu olla kohal sellega. See on tegelikult, see on enesearengu, kui mitte kõige suurem osa. Olla võimeline nägema iseenda sees neid asju, millest meil ongi vaja teadlikuks saada, mida me oleme teinud, mis on hävitavad iseenda suhtes ja teiste suhtes. Et kui me sellega hakkama saame, siis tõesti super töö. Okei, teeme energiajoonduse. Kas sa oled valmis? On sul vesi kaasas? Sa väärid parimat, mis elul on pakkuda. Leia omale mugav asend. Põnev põõsas mul siin jälle. Ma lähen natuke kaugemale oma rääkivatest naabritest. Nii, hakkame hingama sügavamalt ja pehmemalt sisse ja välja. Iga kord välja hingates lõdvestame oma keha järjest rohkem. Järjest sügavamalt ja pehmemalt ja mõnusamalt. Vajume selle asja sisse, mille peal me oleme. Väga kärarikkad mul siin linnud ja naabrid ja kõik. Aga oleme selles hetkes kohal koos kõigega, mis selles on. Ja keskendume oma kehale. Keskendume oma hingamisele ja lõdvestumisele. Paneme silmad kinni, kui me veel ei ole seda teinud. Ja vaatame iseennast lõdvestumas aina sügavamalt ja sügavamalt. Ja kujutate, kuidas meie jalataldades kasvavad juured jälle, energeetilised juured maa südamesse, nagu ikka, armastuse keskusesse. Tunneme seda täielikult aktsepteerivat armastust. Ja laseme sellel jõuda tagasi läbi meie juurte meie südametesse. Ja iga südametuksega valgub see armastus mööda meie kehasid laiali. Igasse suunda, igasse pimedasse rakku meie emotsionaalses kehas, meie mentaalses kehas ja meie füüsilises kehas. Tunneme seda armastust ringlemas kogu meie energiakehas. Lihtsalt hingame ja lõdvestume selle olemise sisse. Järjest sügavamalt ja sügavamalt, täielikult.
me oleme väärt seda armastust. me oleme väärt seda kohalolu. me oleme väärt seda usaldust, mis emamaa meie jaoks esindab. Ja nüüd keskendume oma päikesepõimikule, enda nabapiirkonnale, naba all olevale piirkonnale. Tunneme, mis tunne meil seal on. Taaskord kogu energia kehas. Mis tunne meie füüsilisel kehal on selles piirkonnas. Lihtsalt saame sellest teadlikuks. Samamoodi meie emotsionaalses kehas, meie emotsionaalses päikesepõimikus. Mis tunne seal on, saame sellest teadlikuks. Ja ka meie mentaalses olemises, meie päikesepõimiku mentaalses kehas. Ehk siis vaata neid mõtteid selle energia ümber, selle piirkonna ümber. Ja lihtsalt oleme sellega armastavalt kohal. Selle kõigega, mis on, oleme kohal. Lubame endal tunda kõiki neid emotsioone, kõiki neid tundeid. Lubame endal olla. Tunneme seda armastust, emamaa armastust endas ringlemas. Ja võtame vastu ka läbi oma kroonchakra kõige kõrgema teadlikkuse, iseenda kõrgema mina ja kogu kollektiivse teadlikkuse. Ja tunne nüüd, kuidas me oleme kohal koos selle universaalse teadlikkusega, mis kunagi ei mõista kohut, mis on lihtsalt teadlik. Ja lubame endal sellesse olemisse lõdvestuda. Ja nüüd vaatame universumist tulemas, nagu selline kollane kiir jõuab meie solaarpleksusesse, meie kolmandasse tšakrasse, meie naba ümbrusesse ja toidab seda tšakrat, seda piirkonda, seda energiakeskust, toidab seda imelise kuldse energiaga. Ja lihtsalt tunneta, mis tunded sinus on, kui sa tunned seda endasse jõudmas. Tunne seda, kuidas universum tahab sulle panustada seda. Ja tunne, kuidas su keha selle vastu võtab. Kogu su energiakeha jälle, mitte ainult füüsiline, mitte ainult energeetiline, mitte ainult emotsionaalne ja mitte ainult mentaalne, vaid kogu energiakeha. Kõikidel tasanditel. Lihtsalt ole sellega kohal. Hinga ja lõdvesta. Pane tähele. Ole kohal. Ilma igasuguste hinnanguteta. Midagi ei ole vaja muuta. Laseme sellel olla. Laseme endal olla. Vaatame ennast selles energias olemas.
lihtsalt hingame ja lõdvestume. Hingame ja oleme kohal. Hingame ja oleme. Ja võtame vastu. Ja võib-olla sellega kaasneb tänulikkus. Lubame endal tunda seda tänulikkust. Ja hakkame seda mõnusat tunnet avardama. Igas suunas. Järjest teadlikumalt. Avardame seda järjest suuremaks ja suuremaks iseenda sees. Kuni see avardub meist välja. Ja hakkame ka ise koos selle tundega avarduma. Ilma igasuguste takistusteta, ilma piirideta, vabalt, sujuvalt, omas tempos. Rõõmuga tunneme seda rõõmu energiat. Lubame sellel kõigel kogu maa üle ujutada. Ja see on siis nagu meie energia koos selle rõõmu energiaga ja väeenergiaga ja loomise energiaga. Ja lubame selle lihtsalt avarduda ja laieneda ja kasvada ja kasvada ja kasvada. Tunneme, kuidas see muutub järjest tugevamaks ja järjest lihtsam on avarduda. Vaatleme ennast avardumas üle kogu maailma, üle kogu universumi ja see universum ju kasvab nii, et ka meie kasvame koos selle universumiga. Edasi. Ja see on meie loomulik olek. Avardumine, kasvamine, arenemine. Võtame selle teadlikkuse vastu. Aitäh. Lubame endal olla see plahvatuslik energia. Aina avarduv, aina plahvatuv. Igas suunas. Igas hetkes avardume ikka edasi ja edasi. Vaatleme iseenda tundeid selles avardumises. Tundeid ja emotsioone, mis üles tulevad. Ja oleme lihtsalt kohal, nagu ikka. Armastav kohalolu iseendale, oma tunnetele, oma emotsioonidele. Lubame endal tunda, lubame endal olla, lubame endal avarduda. Hingame ja lõdvestume. Mida see nüüd loob? Oleme selles täielikus avatud olemises, selles
vastuvõtmises ja andmises. Teadlikud, et me oleme vägevad loojad. Selleks, et luua, on meil vaja lihtsalt valida. Me oleme veel mõned minutid selles mõnusas energias. Ja kui oled valmis, siis tõmbame kogu selle energia enda käte vahel, enda pea kohale kokku energiasambaks. Tunne, kuidas sa tõmbad kogu selle energia kokku. Ja see on nüüd fokusseeritud energiasammas. Ja laseme selle endasse laskuda, endasse ankurduda. Endasse maandada. Maandame selle energia endasse. Nii mitu korda, kui vaja on. Kuni sa tunned, et see protsess on lõplik. Rahulikult omas tempos. Aitäh, armas. Aitäh, et sa tuled, aitäh, et sa oled. Aitäh, kui panustab. Kui ei panusta, anna teada. Kui panustab ja soovid veel mingeid, kui sul on keegi või mingi teema, mis sind huvitab, mis teemal ma võiksin teha videosid, anna teada. Ma leian siis midagi, tõlgin ära ja teeme siin koos läbi. Aitäh sulle ja ilusat õhtu jätku või päeva jätku, millal iganes sa seda vaatad. Ja järgmise korrani. Mul on üks mõte veel, millest ma võib-olla räägin eraldi kuskil, võib-olla siin, võib-olla energiatega mängimise töötoas. Kui sa veel ei ole liitunud energiatega mängimise töötoaga, siis võid, kui sa ei leia seda ise Facebookist, võid minu poole pöörduda, ma saadan sulle lingi. Et mul on 2 eraldi gruppi, energiatega mängimise töötuba ja külluse loomise töötuba, kus ma siis ka aeg-ajalt teen videosid ja asju. Nii et kui soovid, võid liituda. Ja kui mitte, siis jääme järgmisel pühapäeval. Ciao!